maamees läheb baari siuke ja saab hiinlase käest kõvasti tappa. Hiinlane lööb käed plaks puhtaks, ütleb, see oli kung fu esimene võte. Maamees läheb järgmine päev baari, sama hiinlane on seal, annab uue kelgu kätte, päris kõvasti annab tappa. See oli kung fu teine võte. Kolmandal päeval hiinlane istub baaris, ootab, üles ärkab, siis on hommik. Baarmen ütleb, maamees palus öelda, et see on kombaini kõige suurem võti. Siseneb vaimulik lõbumajja ja küsib, et kas Lulu on vaba või? Ei, praegu ei ole. No ma siis ootan. Vaimulik istub sinna diivani peale maa kuskile. Ja siis see madaam seal küsib, et kas te nii äkki minuga ei tahaks väikselt aega veeta või? Kuule, no jumal ikka, vaata niuke nägu sul peas on. Jumal andis, no las siis tema paneb ka. Käib koputus, kop. Kes seal on? Sinu surm. Ah, mine perse. Egas midagi päraka vähk. Naabripoiss küsib Jukkult, et Juku, kuule, kes teil seal majas niimoodi karjub? See on vanem õde. No mis ta karjub siis? Rasestub. Siseneb mees apteeki, ütleb, andke mulle pakk Antosse. Kas viisakamalt ei saaks, märgib apteeker. No, andke mulle pakk kumme. Veel viisakamalt, noh. Palun andke mulle preservatiive. Miks nii valjusti siis? Mehel on nii kopp ees, võtab püksi luku, paneb lahti, paneb oma kuradi vända lauale, ütleb, palun leidke härrale sobiv ülikond. Juku jookseb issi juurde, et issi, kuule, mul on sulle 2 küsimust. Mul on tõsiselt kohe 2 küsimust. No hea küll räägi. Esiteks, kas ma võiksin hakata natuke rohkem taskuraha saama? Mis see teine küsimus on? No teine küsimus on, et miks ma ei või? Eksisid kord 2 tšuksi tundras jahil olles ära. Üks ütleb teisele, Sammune, lase üks laske, äkki keegi kuuleb. No, teine laseb. Midagi ei toimu, kedagi ei tule. No, lase korra veel. Laseb. Kedagi ei tule, midagi ei toimu. No, prooviks korra veel või? Sammune, et ei saa enam, nooled said otsa. Ukse kell, vanapapi läheb teeb ukse lahti ja postil on seal, et teil on telegramm. Lauluga või? Ei, meil sellist teenust küll ei ole. No, tehke ikka lauluga, ma nii ammu olen oodanud, mul on täna sünnipäev ka, see teeks mulle nii head meelt ja... Happy birthday to you, happy birthday to you, teie õde suri ära, happy birthday to you. Niisiis siseneb panka mingisugune vanamees, kuradi must ja räpane, kortsud, riided seljas kõik tead. Läheb sinna telleri juurde, ütleb, et mul on vaja teie sitasesse panka üks sisse maksta. Kuulge, mis te nüüd niimoodi, kuule kiiremini on ju, mul on vaja see persukond panka natuke raha panna. Kuulge, väljenduge viisakamalt, olete mõtti pangas juba ju. Mis kuule tegi viisakamalt perse ja tagasi, ma ütlesin, ma tahan sisse maksta. Kuulge, ma kutsun praegu juhataja. Perse ma selle juhatajaga peale, aga kui mul siia kuradi kusist raha on vaja toppida. Teller jookseb padinal minema, et natuks aja pärast tuleb letida tõsise olemisega vanem härra, ütleb, et milles see probleem siin oli. Ja no perse küll ma võitsin kõrd loteriiga raisk 10 miljonit, ma tahan selle siia kusisesse panka panna, no. Ja see kuradi malts ei saanud teid aidata siis või? Õhtu hämaruses kuskil seal külavain. Gruusias Tbilisi turul mees läheb šašlõki müüja juurde, ütleb, et kuule, räägi nüüd ausalt ära, kas see šašlõk ennem aukus või näugus? No mees, kurat, mis jutt see siuke on? Kumbaga ei teinud? Mis ta siis tegi? Ta esitas liiga lolle küsimusi. Naine kaebab arstile, et kuulge, mul on tõsine probleem, et mul on nagu väga väiksed rinnad, tohutult suur tagumik, mida teha? No, lihtne, hõõruge rindade vahet tualettpaberiga. No, mismoodi see siis mõjub? Ma ei tea, persel on mõjunud. Ühesõnaga, seisab mingi mees juba 2 tundi odava väljamüügi järjekorras, juba peaaegu jõuab sinna leti juurde, et saab oma asju küsima hakata ja korral kuuleb Urmas! Mees jookseb välja, vaatab. Kedagi ei ole, otsast peale seisma. Seisab jälle 2 tundi, no juba on kohe
niimoodi. Ühesõnaga kuskil väikelinna pubis. Petka ja Tšapai kaaperdavad laeva. Petka hakkab ühesõnaga tulevad kaks naist õhtul kõrtsist, siukene mõnus vint peale, nii ilgelt lahe tore ja korraga on mõlemal üheaegselt oi kurat, nüüd on vaja küll kuskil väike kiire pupi teha, kurat. Näe siin samas surnu, et lähme käima seal ära, kurat. Kükitavad, teevad oma asjad ära, lähevad siis laiali, kes oma koju on. aastane vana päss kuskil seal, kes tuleb doktori juurde, kurdab, et tal on pidevalt probleem, et sellega, et tal on nagu ilmus palju lapsi ja doktor nagu imestab ka, et aga kuidas sul nii palju on, et no kuule, kolmas naine, sellega on seal, ma ei tea, kui ühesõnaga kohtuvad kaks sõbrannat, üks ütleb, tead vä, armuke kinkis mulle sooblinahast kasuka, vapustav, ja teine kinkis briljandiga kuldsõrmuse, vapu.